Tänavu me juba 33. korda tähistame võidupüha koos paraadi ja tulede süütamisega. Algas kõik aastal 1993. Tollal riigisekretär oli Ülo Kaevats ja president Meri oli siis andnud korralduse, et tuleb võidupüha tähistamine siis korraldada. Mina tollal töötasin Kultuuriministeeriumis muusikateatriosakonna juhatajana ja Ülo Kaevats teades, et ma olen neid riiklikke tseremooniaid korraldanud, palus abi. Ja selles mõttes oli huvitav, et seal äsja oli saabunud siis uus Kaitseväe juhataja, kindral Eisel, kes siis helistas minule ja küsis, et mis asja te seal korraldate, millest mina ega president mitte midagi ei tea. Ja ma olin muidugi üllatunud, sest me Ülo Kaevatsiga olime olnud presidendi juures ja nagu kokku leppinud, et mis ulatuses ja kuidas siis hakata plaanima seda. Kui ma seletasin ära ja näitasin ka neid pabereid, et stsenaariumi, mis ma olin ette valmistanud, siis ta muidugi ütles, et nüüd ma ei saa millestki aru ja siis me sõitsime koos siis Kadriorgu presidendi juurde. Ja seal, kui te vaatate nüüd meie võidupühade ajalugu, selles suhtes on ta huvitav, et tekkis niisugune piinlik olukord, et president, kuigi oli palunud, et me võidupüha üritused ja tulede süütamise teeme Tallinnas, siis nad olid mingil hetkel siis jutuajamise käigus otsustanud, et nad viivad selle paraadi hoopis Tartusse. Ja muidugi, kuna meil oli kõik käivitatud, see paraadi lugu, et siis tuligi siis leida kompromiss, lahendus, et kui ma presidendile ütlesin, et härra president, et meil selleks, et hakata ringi tegema, raha puudub ja peale selle meil on ka kutsed välja saadetud külalistele ja Riigikogule, et teeme ikka Tallinnas ära. Ja üks põhjus oli veel, et kui ma presidendile selgitasin, et kui me alustame 11:30, et need tuled, mis me süütame, et meil on teada džiibide liikumiskiirus, meil on maakondadega kokkulepe, mis kell need tuled sinna jõuavad ning omakorda maakondades siis jaotatakse kohalikud kaitseliitlased jaotavad siis valdadele. Ja see oli nüüd võib-olla see moment, kus president siis lükkas oma huuled torru, nagu tal moes oli ja ütles, et need, Jüri, on sul juba kaalukad argumendid, ma siis pean oma päevakäsu ringi tegema. No ja siis oligi, et ma sain aru, et presidendi soov oli ka Tartus ja siis ma pakkusingi välja, et süütame tuled Tallinnas. Selleks ma palusin siis Eesti Meestelaulu Seltsilt selle laulupeo tõrviku, mis omamoodi on sümboolne, et esimesed võidutuled siis süüdati laulupeo tõrvikuga. Aga kuna Kaitseliit oli vaene veel ja midagi ei olnud, et siis Kaitseliit tegi takutõrvikud, mis muidugi meile ka probleeme tekitasid, sest need tihti kustusid. Aga oli samuti vaja muretseda tormilaternat, millest palju nalja sai ja sellepärast, et ma mainisin, et keegi ajakirjanikest märkas, et kui tuli oli kantud tormilaternasse, et siis ju tõrvikud kustutati ära ja üks ajakirjanik siis kirjutas rahvale, et puha pettus, et näed, et tuli kustutatakse tõrvikust ära. Ja siis ma mainisin, et me panime tormilaternatesse, mis ka muretsesime kalli raha ees. Ja selle peale ajakirjanik küsis, et aga mis asi see tormilatern on, et paistab, et linnapoiss, et väga ei teadnud nendest laternatest midagi.
aga niimoodi sai siis need otsused tehtud ja kompromiss oli selles, et samal päeval, kui nüüd ütleme siin meie tarkade klubi teeb viktoriine, et nimetage siis aasta, kus toimus ühel ja samal päeval 2 paraadi, kus president süütas siis need tõrvikud. Ja see oligi siis Tallinn-Tartu, et hommikul Tallinnas ja ma presidendile pakkusin välja, et 3:30 siis nagu ta soovis Tartus Raekoja platsil, kus siis Tartumaa valdade tuled president veel kord süütas. Et niimoodi see kõik algas. Aastal 1993. Ma tuletan meelde, et 1993. aastal me tähistasime siis Eesti Vabariigi 75. aastapäeva ja talvine siis pidulik üritus toimus siis Estonias, Estonia teatri ja kontserdisaalis, aga suvine oligi siis otsustatud selle paraadi ja tulede süütamisega teha ja õhtul oli veel väga huvitav üritus, millest väga ei ole räägitud ja mis on unustuse hõlma läinud, et Otepääl oli siis niisugune vabaõhuetendus, kuhu siis ka kõik külalised ja diplomaatiline korpus ja peaminister ja president siis kogunesid lavastus, niisugune vabaõhu lavastus tsirkulis. Ja sellega oli omakorda probleemid, sest see tuli ju ka leida rahastus ja see näitemäng seal maha pidada. Nii et ühel päeval väga palju üritusi. Nüüd järgmine siis oli 1994. aastal juba Tartu. Seal sai alguse, Tartus sai alguse üks väga huvitav asi, et kuna kindral Eisen soovis näidata seda Koperjanovi pataljoni soomustehnikat, siis õhtul peaproovi ajal öösel see tänavad olid tühjad, plats oli ka ainult kaitseliitlased üles rivistatud, et see soomustehnika liikus seal platsil ilusti, sai pöörde teha ja tagasi, aga nüüd päeval, kui terve Tartu ja kogu Lõuna-Eesti olid kokku tulnud ja ummistasid seal neid tänavaid ja neid ka platsi, siis kui need suured soomusmasinad platsile tulid, siis nad jäid rahva sisse kinni, tossutasid seal ja selge oli see, et pööret nad teha ei saa, sest lapsed, naised ja vanurid, kõik, kes seal, see tohutu mass oli. Ja see oli selles mõttes naljakas, et president astus mikrofoni juurde ja ütles, et armas rahvas, näete, siin on nüüd meie sõjatehnika ja teil on võimalus sellega tutvuda. Ja siis need lapsed ja kõik tormasid sinna masinate peale ja sellest peale siis hakkas ka sõjatehnika näitus peale paraade. Et niisugune võib-olla natuke humorikas hetk, aga näete, nii ta läks. 95. aasta, sel aastal 30 aastat päevast, mil Pärnus toimus. Ja Pärnuga oli nüüd see lugu, et president millegipärast otsustas need paraadikohad viimasel hetkel. Ja sellega ta pani meid nagu surve alla, sest me pidime valitsuses küsima selleks siis vahendeid raha, kuna tollal veel eelarveid ei olnud. Kuigi me taotlesime, aga teate ise, peaministrid vahetused, valitsused vahetusid ja kui ma mäletan, Kaevat selle sai öeldud, et Tarand on praegu peaminister, et tuleks ikkagi see asi lahendada, et meil on need riigivisiidid, meil on vabariigi aastapäeva tähistamine, võidupüha, et eelarves peaks selleks mingi summa olema. Ja minul paluti eelarve ära teha, ma tegin ära
ja viisin sinna Kaevatsi kätte, Kaevats andis siis peaministri kätte, aga mingil hetkel, kui ma küsisin peaministrilt, kui ta just siis oma viimaseid päevi töötas ja uus valitsus tuli, et kuhu need siis jäid, siis Tarand oma iseloomulikul moel ütleb käred häälega, ütleb, et jah, see on huvitav, et ei tea, kuhu, kelle saatlitesse need arvestused jäid siis. Aga lõpuks muidugi mõned aastad hiljem ikkagi õnnestus meil siis välja kaubelda see aasta eelarve, mis andis meile võimaluse siis neid vabariigi aastapäevi ja võidupühasi hakata siis korralikumalt planeerima. Ja 95. aasta juhtuski nii, et valitsus, peaminister küsib siis, et kus on see linn, paraadilinn, aga meil ei olnud seda. Ja kuna meil oli 3-4 nõupidamist presidendi juures ja iga kord pakuti välja uusi linnu ja kui mu mälu ei peta, seal oli siis Viljandi, Narva, seal Jõhvi ja Pärnu. Ja nüüd juhtuski niimoodi, et kuna me 2 korda proovisime riigisekretäriga seda linnanime teada saada, aga president lükkas selle edasi ja tuli ultimaatum siis valitsuse poolt, et kui homseks neid, seda linna ei ole, siis seda suvist paraadi ei toimu. Ja siis hädaga mul tuli meelde, et mida teha, tuli meelde üks kunagine tudengipõlve asi, et kui eksamile läksime ja ei viitsinud seal teatud asju väga õppida, et umblesime piisaku siis külgedele need 2 taskut ja A4 lehed panime siis sinna. Ja mul tuli meelde siis need linnad, millest oli presidendiga juttu ja hirm oli selles, et presidendil on pakutud mingit veel uut linna. Ja siis ma tegin need 4 linna variandid ära, panin tasku, hommikul läksin siis presidendi kantseleisse ja kella 11, kui president oli ärganud, siis tuli, ma ütlesin, et härra president, me peame täna selle ära otsustama, sest valitsus ei ole nõus enam ootama. Ja kuna presidendil oli jälle kiire ja ta vaatas mind natuke niisuguse tüütu kärbse pilguga, ütles, et mul on täna väga kiire, nagu sa näed. Ja ma kiiresti uristasin, et härra president, meil oli jutt seal Viljandist, Narvast, Jõhvist, Pärnust, et me peame ära otsustama. Ja nüüd ta nagu jäi mind mõttes vaatama hetkeks ja selleks, et minust lahti saada, siis ütles, et valmista siis et Pärnu. Ja kiiresti tõmbasin taskust selle Pärnu komplekti välja ja kiiresti ütlesin, et härra president, viseerige ära. Ja ta oli üllatunud, ütles, et juba valmis ja siis tegi seal teatud parandused ja niimoodi siis see Pärnu sai otsustatud. Ja muide, sel aastal, kui me räägime, et Pärnus 30 aastat tagasi esimene paraad oli, seal kohalikud siis linnapea ja maavanem ja süütasid selle Liidia Koidula samba juures selle tule, mis siis hiljem, ka seal esimene plaan oli meil, et muinastuli, siis mälestustuli, hiljem tuli juurde ka see Võnnu võidutuli, mis siis president Meriga kokku leppisime, et iga 5 aasta takka toome ja ühendame. Ja juba 2000. aastate algul tuli juurde veel Tori, siis sõjameeste kiriku altari juures süüdatud mälestustuli. Et need tuled siis, nagu öeldakse, ühendatakse ja nende ühendatud tuledes siis antakse üle presidendile siis tuli, mis siis kantakse üle Eesti laiali seal peale võidupüha paraadi siis. Aga Pärnu on selles mõttes huvitav ka, et tollane siis Kaitseliidu ülem Kert ja oli see, kes siis selle presidendile selle tule andis
ja nagu te näete, et kui Tallinnas, Tartus, Viljandis ja on need paraadid olnud kuskil selle 33 aasta jooksul 3 korda, et siis Pärnu on nüüd 4. kord. Nii et Pärnu siis on nagu omamoodi, et Eesti Vabariigi sünnilinn ja näete, et Pärnu on ka võidupühasi, on Pärnus kõige rohkem siis neid paraade peetud, kus need tulede süütamine siis erinevate siis presidentidega on toimunud. Edasi juba Narva. Võib-olla Narva on selles suhtes huvitav, et Narvas oli tollal see kõige võimsam ja suurem võidupüha siis paraad, mida siis presidendi palvel, et Jüri, et seal peab olema mehi rohkem ja siis Kaitseliiduga ja Kaitseväe juhatajaga siis sai kokku lepitud ja see oli tõesti võimas, et kuskil 1400, kui mu mälu ei peta, et 1400 siis mehe ja naise oli siis rivistatud seal Narva siis võidupüha paraadil. Ja siis läksidki edasi juba Viljandi, siis juba Valga ja nagu ma ütlesin, et iga 0 või 5-ga lõppeva puhul, et kuna meil oli niisugune kokkulepe, et Võnnust, Seesisest, kus siis Landesveri üle võit saavutati, et seal siis me iga 5 aasta takka toome selle tule ja vahel, kui ta on sattunud kokku ka laulupeoga, tantsupeoga, et siis see Võnnu võidutuli on omakorda ühendatud ka ja laulupeo ja tantsupeo tulega. Mis on väga huvitav ja tähtis teada, et kuna vahepeal on need mitte ainult võidupühade juubelid, ka vabariigi aastapäevade need juubelid on olnud ja nende juubelipäevade komisjonides, et president Merigi küsis, et võtta need maavanemad kokku, et meil oleks vaja, et need platsid oleks igas linnas, need lipuplatsid. Ja tegelikult siis hakkas peale, nagu te mäletate ka kõik, et hakkas peale see, ja me pakkusime välja, vaatasime, mis see ajaloos on olnud, see kodu kaunistamine, mis president nüüd, erinevad presidendid siis jagavad neid autasusi ja preemiaid, et sealt me taastasime selle kodu kaunistamise, seal sai siis nendele linnapeadele ja maavanematele öeldud, et nendes linnades, kus te tahate, et need võidupüha tähistamised oleksid korralikult, et tehke, tehke seal siis korda mõni plats. Et need momendid on jah olnud, nagu te teate, esimesed korrad, kui ka platsi polnud, et mõnes kohas tuli teha spordi siis väljakul see võidupüha paraad või peatänaval kuskil nagu Valgas, eks ole, või hiljem muidugi Tallinna omad on ka huvitavad olnud, et üks siis seal Pirita teel, see tohutu vihmaga, või siis teine juba lauluväljakul, eks ole, need paraadid jälle niisugused ajaloolised ja niisugused momendid on olnud ka nende võidupüha tähistamise ajaloos siis läbi selle 33 aasta, ütleme taasiseseisvumisajast peale.